Tere, mina olen Lauri, ma sain alles hiljuti 30-aastaseks ja uskuge või mitte, ka minul selles vanuses tekib juba mõte, et äkki peaks nüüd natukene verelooma hakkama ja endale kodu ostma. Mul tekkis suurepärane võimalus seoses KV.ee kinnisvararalliga minna vaatama päris paljusid ägedaid uusarendusi Tallinna linnas. Nii et tulge minuga kaasa ja vaatame need ägedad uusarendused üle. Jou! Heippa, jõudsimegi kohale, Lookese 5, siin asub siis Endoveri arendus Lookese ringmaja ja ma tulin vaatama siia ühte korterit, mis on 4-toaline, siin on 132 ruutmeetrit ja see korter maksab kusagil 300 000. Hinnale tulevad veel juurde parkimiskoht ja panipaik. Parkimiskoht vist oli kusagil 10 000 ja panipaik 3 000, et kui tahad seda juurde saada. Me oleme jõudnud elutuppa, mis on päris suur ja avar. Mulle siin täitsa tundub, et saab ju skatepargi sisse ehitada. Tugev puidust laud, 6-kohaline lastetool, saab ennast kuldses peeglist imetada, tunda ennast golden boyna näiteks, kui vaja on. Aga diivan, proovime kohe järgi. Päris hea, mõna ennast ära ei löönud. Mugav, pehme, mõnus värv mulle meeldib. Pole ju küsimuski, kus kohta telekast panna. Normaalne, suur, valge sein, mida katta suure telekaga. Ideaalne. Vaatad vormelit, jalkat, värki. Liigume edasi. Siin peaks olema siis külmkapp. Jep, peaks. Praegu veel ei ole. Seda me teame kõik, et siin all on prügikast. Jep, mul on õigus. Nii, kapp, siia peaks tulema ilmselt nõudepesumasin. Pliit on olemas, siin on mingi sahtleid, kappe, asju korralikult, tööpinda palju, ruumi õhku meeletult palju, nii mõnus. Siin tuleb lastetuba. Tule! Selline näeb välja siis selle korteri lastetuba. Suure aknaga valgus küll. Siin on juba väike kujunduske sisse tehtud. Saab panna väikse Hanna või Aleksi siis siia istuma ja lugema lasteraamatut. 1. septembril läks Aleks esimesse klassi. Siin on väike telk indiaani oma. Proovime siis üle ka voodi, et kuidas siis tänapäeva lastevoodid on. Pole ammu lapsevoodis magama pidanud. Toetab väga hästi selga. Ei vaju läbi. Väga mõnus. Meil on jäänud veel 2 tuba vaadata. Üks on siin omas kõrval kohe. See on siis 3. tuba. Nimetagem seda siis arendajate keeles hobitoaks või siis lisatoaks. Siin toas on siis selline mõnus päevavoodi, kus saab siis pikutada, lösutada, lugeda naiste ajakirja. Jäänud on veel master bedroom. Magamistoas kõige olulisem asi on loomulikult voodi. Ma tahan teada, kuidas see voodi on. Siin võib saltosid rahulikult visata, mitte midagi ei juhtu. Väga mõnus. Siin on meil veel üks uks, millest avaneb meile vaade magamistoa juurde kuuluvast vannitoast. Siin on vann, üks väike riiul, dušš, kraani kaussvaruse kapiga. Et tuleb, ei tule? Tuleb. Selline oli meil siis Lookese 5, Lookese ringmaja, Endoveri arendus ja olge mõusud, kui mul oleks praegu tagant taskust välja tõmmata 300 tõhki, siis ma ostaksin selle korteri silma pilgust ära, et see keskkond on siin mõnus, see kant on väga mõnus, siin on hea rahulik ja vaikne, julgeks oma lapsi kasvatada ja ise siin rahulikult olla. See korter jääb natukene kripeldama küll. Vannitoa oleks meelest ära vaadata, aga me vaatame ka vannitoa ja sauna üle. Dušš, igast massaažiga dušš ja värki, udubeen. Suur dušš, siin on ju ruumi küll, siin saab ju terve karjaga lausa dušši all käia. Ja saun. No see on suur. Siia mahub reaalselt 1, 2, 3, 4 inimest. Neili viskama. Selline oli siis Lookese ringmaja. Mulle ikka väga meeldib. Retsilt meeldib see korter. Lähen rööbin panka.